tere! Me oleme juba õppinud, mismoodi töötab vooluring, kuidas käib siit vool läbi ja kuidas me saame ta seisma panna. Täna aga vaatame, kuidas erinevad ained ja materjalid elektrijuhtimisega hakkama saavad. Aga mida tähendab elektrijuhtimine? See näitab seda, kui hästi elekter mõnest ainest või materjalist läbi liikuda saab. Kõigepealt võtame vooluringist välja lüliti. Niimoodi, et meil jääb siia lihtsalt 2 juhet. Kui need juhtmed omavahel kokku ühendame, siis läheb lamp põlema. Kui aga lahti võtame, siis kustub lamp ära. Ning samamoodi nagu saime juhtmed omavahel kokku panna, saame siia vahele panna veel erinevaid materjale ja vaadata, kui hästi nad elektrit juhivad. Alustame näiteks lusikast. Lusikas on tehtud metallist ning kui paneme ühe juhtme otsa metallobjekti külge ning teise juhtme teise otsa, siis näeme, et lamp läks põlema. Seega metallid juhivad väga hästi elektrit. Võtame lusika siit ära ning proovime midagi väiksemat. Meil on siin ka 2 kirjaklambrit. Üks on sellise metallse värviga ning teine on valge. Paneme siia vahele selle metallset tooni kirjaklambri. Ning näeme, et lamp läks jälle põlema. Proovime aga teist kirjaklambrit, mis on samuti tehtud metallist, kuid millel on värvikiht peal. Ning näeme, et lamp enam põlema ei läinud. Seega on see valge värv siin peal piisav, et takistada elektri liikumist läbi kirjaklambri. Proovime veel mõningaid igapäevaseid objekte. Näiteks jäätisepulk. Jäätisepulgaga lamp põlema ei lähe, seega puit väga hea elektrijuht ei ole. Võtame järgmisena aga pliiatsi. Millest on tehtud pliiats? Väliselt on pliiats tehtud puidust. Seega kui paneme siia pliiatsi peale need juhtme otsad, siis samuti lamp põlema ei lähe. Küll aga on pliiatsi süsi selline, mis peaks juhtima elektrit. Nii et otsi endale pliiats, millest saad mõlemast otsast pliiatsi südamikule ligi ning paneme ühe juhtme otsa siia teraviku juurde ning teise paneme pliiatsi tagant siia südamiku vastu ning näeme, et lamp läks põlema. Seega on pliiatsi süsi väga hea elektrijuht. Järgmisena proovime vett. Selle jaoks on meil siin kannutäis sooja vett ja valame ta siia kaussi. Paneme mõlemad juhtme otsad eri kausi äärtest vette ja näeme, et tuli põlema ei läinud. Seega näeme, et vesi väga hea elektrijuht ei ole. Kui aga lisame siia sisse soola, kui sool vees lahustub, siis soolaosakesed aitavad elektril läbi vee liikuda. Ning kui nüüd segame natukene seda soola, et aidata tal paremini lahustuda, ning seejärel paneme siia sisse need 2 juhet, siis näeme, et lamp läks põlema. Seega soolavesi juhib väga hästi elektrit. Vaata ümber enda ringi ning mõtle, mis materjalid võiksid veel elektrit hästi või halvasti juhtida.